Tere, head sõbrad! Tere! Meil on täna külas Nele Reial ja Nele osales meie viimasel kursusel eelmisel aastal. Tere, Nele! Tere Marti, tere Merilin. Tere, tere! Ja räägi sissejuhatuseks endast natukene. Enne kui sa üldse hakkad rääkima, ma olen proovinud esitada väljakutse eelmistele, kes meil siin on käinud intervjuudel, aga keegi ei ole seda konti päris niimoodi kätte võtnud. Ma vaatan, kuidas sul see õnnestub. Et väljakutse on siis see, oletame, et sina tunned Nelet väga hästi. Ja nüüd on keegi teine inimene, ma ei tea, näiteks mina või Merlia, kes ei tunne nii hästi Nelet. Kuidas sina tutvustaksid Nelet kellelegi, kes ei tunne Nelet? Kes on Nele ja milline ta on? Nele on väga lustakas tegelane. Ta tuleb väikesest kolgaalevikust, Lahemaa servalt, sisuliselt paradiisist. Ta on väga vahva ema 2 väga vahvale noormehele ja armastav abikaasa, väljakutseid pakkuv tütar ja särav isiksus. Super! Wow, Bravo! Oled eeskujuks mulle, ma järgmine kord proovin sama stiilis ennast tutvustada. Väga super. Super, hea. Et millega sa tegeled? Kas inimesed saavad sinu käest, mis tööd sa teed? Millega sa tegeled? No hetkel oleks kõige õigem öelda, et ma olen vabakutseline giid ja seda nii mitmes mõttes, et ma olen Lahemaa looduse ja kultuurigiid, aga ka giid iseenda elus ja võiks öelda ka holograafiline giid teistele. Et see on minu fookus praegu. Ühesõnaga inimesed, kui nad tahaksid holograafilise sessiooni, nad võiks sinuga ühendust võtta? Jaa, palun. Ja kuidas see loodusgiidindus, kas seal on ka nii, et kas mingi kamp võtab sinuga ühendust või kuidas see töötab? Ma ei ole ise giide kunagi palganud või kutsunud või kuidas see käib? Üldjuhul käib läbi ühenduste, et kas siis kohalik muuseum võtab minuga ühendust või võtab mõni turismifirma või meie Lahemaa turismiühing. Et ikka läbi tutvuste, et keegi, kes juba teab mu tööd, teab mind soovitada. Mina ütleks veel paar sõna, et Nele on minu meelest väga põhjalik ja väga selge, mis ei ole nagu väga võib-olla tavaline. Mina ise olen näiteks selline, voolan sinna ja voolan tänna, vahepeal võtta ennast kokku. Aga minu meelest sina oled nagu just selline nagu nii palju kui, mis minu kogemus on, eks ju, et sul on nagu ikkagi selgus on kõige parem, ma ei hakkad ikkagi muid sõnu siia ütlema, et minu meelest sa oled nagu selge. Otsid selgus, sa oled selge ja sa analüüsid asju läbi, mul tundub, et need oleksid selged. Ja selgus on just see, mida me praegu vaata inimestele nii väga tegelikult vajame ja otsime, nii oma mustritega, mis seal alateaduses kõik toimub, et me tegelikult ju otsime seda selgust. Et kuidas sinul on? Mida sina oled nagu otsinud? Või mida sina tunned, et sa tahaksid võib-olla veel nagu, mille suunas liikuda? Ma olen hästi uudishimulik ja ma tõesti tahan asjadest aru saada. Et ma arvan, et sellepärast ma petan teid ära, et kõik on mul selge. Ja ma arvan, et täna ma liigun ikkagi jätkuvalt sellel teel, et minu suur huvi objekt on inimene ja mul on suur armastus inimese vastu ja ma tahan iseendast aru saada ja ma tahan teistest aru saada ja seega mind motiveerib ja selleks, et aru saada, on vaja luua ühendus. Ehk siis see, mida me teeme holograafilises töös, et sest et need ühendused, need on need, kus mina tunnen ennast kõige rohkem, et vau, ma olen elus. Ja ma ütlen, et viimasel ajal, et mul on tulnud nagu hästi selge selline teadmine, mis alles settib, et kõige olulisem hetk ja koht on siin ja praegu.
et see ei ole seal, kus täna on praegu meie lapsed, meid ei ole seal, et praegu ongi see loomise hetk siin sinuga, Merilin, ja sinuga, Marti, ongi kõige olulisem hetk meie elus, nagu päriselt. Üks on see, et ma saan aru siin mõistuses, et kõik ju räägivad sellest, aga teine ongi see, et vau, nagu kuidagi raku tasandile hakkab see teadmine jõudma ja see on ka see, mis täna mul võttis selle ärevuse või suure elevuse meie intervjuu pärast maha, et aitas mul maandada, et väga suur maandamise allikas on ikkagi see kohalolu, aga see tulebki ilmselt kogemusega. Ja. Kas sa oled, vaata, kes on sellised hinged, kelle missioon on nagu just kui ongi ennast leida või ennast kaardistada või inimesi kaardistada. Milliste asjadega või meetodite või asjadega, mida sa ütleme siis oled oma teaduse peal katsetanud? Milliseid igasuguseid asju sa oled katsetanud? Kas sa oled katsetanud ja kui, siis mida? Et sa oled siin holograafilist tööd õppinud ja seda praktiseerinud. Sa enne seda ka midagi juba tõmbas sind mingil vaimsel teel? Ja ikka, et ma arvan, et siin ette valmistades, et see tõesti on see põhjalikkus, et mõtlesin meie intervjuule ja mõtlesin oma elule. Ja ma olen aru saanud, et see toetub täna 7 tugevale sambale. Esimene on ikkagi lapsepõlv, et ma lapsepõlves hästi palju praktiseerisin kehalisi distsipliine nii spordi kui tantsu vallas ja samamoodi sain oma hääle lahti siis luuletuste etlemisel ja sellest siis täiskasvanu ellu võtsin ma kaasa või kuidas see manifesteerus, võib öelda, et ongi esiteks ma läksin õppima füsioteraapiat, et aru saada, kuidas me inimesena toimime, kuidas meie keha toimib ja kuidas seda hoida. Sellepärast, et mul on olnud lapsepõlvest saati rühiprobleemid, ma võtan ühe lonksu, et see enesehoolitsus, et oleks hea olla. Et ma tahtsin paremat rühti, tahtsin olla sirgem, nii et ma õppisin siis teaduslikult, kuidas kõndida, kuidas istuda, kuidas seista, kuidas keha eest hoolitseda ja sealt edasi ühendus iseendaga, sealt jõudsin ma massaažikunstini, et puudutuse kunst, ma ütleks selle kohta, et kuidas luua turvalist füüsilist puudutust. Et kui füsioteraapia on rohkem läbi liigutamise, harjutamise kunst, et siis massaažis see pühendumine inimesele, et ma olen iga minut selle inimesega, tema energia väljas ja ma annan talle selle armastava, toetava puudutuse. Ja sealt edasi ka nagu võib-olla füsioteraapia maailmast ma mõtlesin, et ma teen neid keerulisi tehnikaid seal lastega, aga vanemad on need, kes on 24/7 oma lastega. Võib-olla mitte päris 24/7, aga ikkagi enamasti, et mis on need tööriistad, mida nemad saavad kasutada oma laste jaoks. Ja siis ma jõudsin massaaži, siis beebimassaasini, nii et ma hakkasin õpetama siis vanematele, kuidas teha oma beebidele massaaži. Sealt edasi sain ma ise emaks vahepeal. Ja mul on neid sambaid tõesti mitu. Et ma jõudsin ka tango, Argentiina tango ja tangoteraapiani. Ehk siis see on nagu selline kõige, ma ei tea, kõige kirglikum, kõige... Nimetatigi teraapiaks või? Jah, et seal on, tango on väga terapeutiline tants, kui seda niiviisi käsitleda loomulikult, et sa pead looma ühenduse iseendaga, et sul oleks mugav olla kellegagi teise inimesega nii lähedal koos
et sa suudad lõdvestuda, sa suudad hingata ja sa suudad veel koos improviseerida, et tango oma olemuselt on improvisatsioon ja seda sa teed tegelikult ju grupis, et siis on seal ka see grupi tasand ja see on selline väga ilus elupeegeldus ja väga arendav, et kui teie tulete minu tangotundi, siis on see väga tore paariteraapia, et kohe tulevad tahaks küll tulla. Mustrid, et kes juhib, kes järgib ja kuidas see dialoog teie vahel käib. Et see hästi peegeldab, et keha ei valeta ja see ongi see, et kõik minu need kogemused baseeruvadki ikkagi hästi kehalised, hästi liikuvad ja et selline. Ma täitsa usun, et see on päris tõhus, sest me oleme rahvatantsus käisime paar aastat. No kui muidu tundus, et me saime päris hästi oma vahel läbi, siis seal väiksed nagu võimumustrid hakkasid välja joonistuma. See oli päris väljakutse. Me ikka läksime tülli nagu korralikult aeg-ajalt. Mitte kogu aeg. Mitte kogu aeg, aga aeg-ajalt ikka juhtus see, just ikkagi juhtimise teemad, kontrolli juhtimine ja nagu nii-öelda võimumängud või nii-öelda. Kuidas me peegeldame oma vajakajäämisi oma partnerile, et ikka näed ju partneris väga selgelt, mida tema kõik valesti teeb. Aga see ise ennast nagu ei näe, et see on jah selline, et ma olen samamoodi samas kohas olnud. et kakelnud ja nägelnud aga see ongi see läbitulek, see protsess, mis meid kasvatab ja minu jaoks tõesti kõik need aastad, mis ma tantsinud olen, et on see ikkagi oskus lõõgastuda iseenda kehasse ja tunda tõesti mugavalt ennast, nautida seda tantsu, et need sammud ei ole kõige olulisemad, et see tehnika ei ole kõige olulisem. Et ikkagi see, et ma ühendun, ma olen puhtalt hetkes, ma ei tea, mis samm järgmisena tuleb ja ma usaldan, väga sügav usaldus oma partneri. Tantsid elus ka samamoodi, et sa ei tea, mis samm järgmine tuleb, aga täna kindlasti, et tulles siis teie möödunud kursuse juurde, et siis minu üks suur taotlus oli ju endale elukaaslane leida, et see on olnud juba tõesti mitmeaastane töö iseendaga, aga just see, et ma väga keskendusin sellele taotlusele, väga põhjalikult tegin selle ja see kuidagi pani mind tegutsema, pani mind minema ja abi otsima ja siis tuli tunded üles ja siis tuli see vabanemine, et eks nagu holograafiline töö, eks kirjeldan praegu. Ja siis ma hakkasin unistama uuesti ja et aga ma soovin seda nii väga siin Eestis. Ja järgmisel hetkel see on olemas. Et täna on mul väga armastav, teadlik, emotsionaalselt turvaline elukaaslane, elupartner, kes tantsib Argentiina tangot. Palun väga. Just väga oluline, ta on ka väga täisväärtuslik vanem mu poistele. Super. Vägev, sest sa oled siis ikkagi manifesteerinud midagi, mida nii paljud tahavad manifesteerida, aga ei ole õnnestunud. Et sa oled nagu nii hea näide sellest, kuidas see on nii hästi võimalik tegelikult. Ja see on tulnud ikkagi koostöös, et teie olete andnud selle sisendi kursuse kaaslased, et ma mäletan väga armsalt seda ühte tööd Katrega, kellega te olete ka juba intervjuu teinud. Ja kuidas see tõesti nagu Lego jupid asetuvad, et keegi ütleb selle õige sõna, õige lause, annab selle usu, et proovi veel, tee veel. Ja siis ongi, et sa leiad endas selle usu, ma väärin, ma tahan. Ma tahan. Ja siis on see usaldus, et tõesti, et mulle tegelikult antaksegi ja ma usaldan, et see võib-olla ei ole selles pakendis, nagu ma olen ette kujutanud, vaid et just see tunne, mis see teine inimene minust tekitab, et ta hoiab mind, ta fännab mind ja just see, et aga seda ma olengi otsinud. Sa oled selles mõttes super hea näide, sest et mul käib ju nagu sessioonidel ka inimesi
ja päris mitmetel on see, et nagu nii kaua tahavad juba suhet ja lihtsalt nagu ei leia, et kus see inimene on, aga selles mõttes räägid küll, et kõigepealt vaata endasse, saa endaga kontakt, siis see inimene leiab sind üles, kui sa oled ise ennast üles leidnud. Aga see ei ole nagu nii lihtne võib-olla nagu läbi käia või läbi teha nagu kõik need kihid, et vaata selles mõttes kursusel on niimoodi, et sa lihtsalt käid koos teiste inimestega need kihid läbi, et sa jõuad nagu siis sellesse kohta. Hambaga on ikkagi kuidagi see hoog sees, talgu vaib on sees, et teeme ära. Aga kui keegi, kes pole käinud kursusel, alati ta pole ju selline lust ja lillepidu ka, et seal on need edukohad, siis on muidugi kõigil et tuleb ikka pärast tavaliselt. Kui sa nüüd meenutad seda, kuidas me ütleme, siis liikumise kõverat, ma ei tea, enne kursuse alguses, kursuse keskel, lõpupoole, millised olid sellised väljakutsekohad, millal sa tajusid, et minge oma kursusega sinna kohta või see ei tööta või see on paras pask? Ma olen nagu natukene, ma tunnen, et see küsimus, mul on väga raske sellele vastata, sest minu jaoks oli elu kõige kergem ja samas kõige sügavam kursus, kus ma olen osalenud. Aga see kergus tuli sellest, et esiteks ma tegin väga kindla otsuse, et see on nii kõige olulisem asi üldse minu elus praegu. Nii et ma jätsin kõik muud üritused ära ja ma olin iga kord kohal. Et tõesti see keskendumine ja pühendumine, et see tegi pool tööd ära, et ma tulin kohale. Ei olnud aega vahepeal harjutada. Ma olin seal ja ma olen sunnitud harjutama ja tegema ja siis olete teie seal, kes ütlete nagu vankumatu usk meisse, et kõik lähete läbi ja tead, ma olin see naiivne ja ma otsustasin teid uskuda. Tõesti, et kui Marti ja Merilin nii ütlevad, küllap siis peab olema, et usaldan neid. Et on huvitav fenomen, see usukoht, sest ma ei tea, mis see on, kas see on nagu mingi loomulik elukõver, et see on mingi ajaperiood, et seal ongi mingi selline võnge, et 2 korda on olnud, ma nüüd huviga ootan, mis siis 3. saab, et kas see on nüüd muster, tavaliselt kui on 1 kord ja 2 kord, siis on juba hüpotees, et äkki see muster on ja et võib-olla see ei pea nii olema, aga et seal kuskil, ütleme, alustame oktoobris, siis jaanuaris, veebruaris, ma ei tea, kas siis on see, et see on nagu see on keskel. Läbiminek on nagu lähedal, et nagu, ma ei tea, lapse arenguetapidki, et 3 aastane läheb 4 aastaks, siis tuleb see jonn, sisemine vastupanu ja et see kuskil jaanuaris, veebruaris on nagu kukub nagu peaaegu terve grupp kukub nagu ära. Et see ei tööta, mina ei suuda, see ei ole, mul pole seda, see asi ka ei tööta, üldse midagi ei tööta, ühesõnaga. Marti, seekord te tegite nagu selle hästi, et te juba hoiatasite ette, et see asi võib tulla. Et mina olin nagu valvel ja minul oli üks suur ootusi kursusel oli ka see, et see pime ja pikk ja külm sügis, et me lähme nagu koos sellest kõigest, sellest pimedast ajast läbi, et lihtsalt see grupi energia ja sa näed, kuidas kõik pusivad, me kõik oleme samas paadis, et tegelikult mul loomulikult oli raskeid hetki, et enese usaldamine oli ju see, et ma õpin täiesti uut oskust ja see, mul ei ole kuskilt kinni nagu haarata. Et pean tundma seal midagi oma käes või jah, ma tunnen, aga seda on palju ja see muutub kogu aeg ja see ongi, et alguses on see suur kaos ja siis lõpuks ongi ikkagi see, et julgus otsustada, et see on ka teilt tulnud kogu aeg see pehme julgustus, et ja teine asi, et Marti, just sina tõid selle hästi selle mängulise kerguse sinna. Merilin, sina ka loomulikult, et koos, et just see teie koostöö ja see, kuidas te paarina töötate ja et nagu see niimiväli seal, eks ju, et see on mäng, uus oskus, mängime
tead sa, jäljendame, kopeerime, lapsed ju ka kopeerivad. Aga teeme meie ka nii, okei, ma ei tunne midagi, hea küll, ma lihtsalt valin ja me harjutame, et oskus otsuseid vastu võtta on, et see on oskus ja seda saab ka harjutada. Nii et ma arvan, et see just, et tead, ei olnud kindel, aga valime selle tee ja minu arust holograafilises töös sa ei saa valida valet teed. Ikka sa jõuad nagu väga headesse kohtadesse ja sellel teekonnal see eneseusk kasvab ja tegelikult minu puhul see eneseusk kasvas hästi suuresti just selle partnerite peegeldusest. Et nemad ütlesid, jaa, see on väga nagu tuttav ja minu arust sa räägid nagu õigesse kohta jõuad ja ma nagu, oled küll õigel teel, et see andis ka hästi palju seda nagu kindlust ja lõpuks ongi see julgus otsustada, kuule, need tehnikad väga ei tööta, aga ma proovin seda enda oma, et lõite ka selle vabaduse, et me hästi kuulaksime oma sisetunnet, hästi oma keha ja kehasse tulid hoopis teise kohta tulid need signaalid, kuni siis oli, okei, ma jätan selle käe kõrvale seal, et seal on ju käe testimised, jätan kõrvale ja siis läks mul nagu nii selgeks see testimine. Ja see tuli ka ikkagi mul partnerid, kellega ma harjutasin, et nemad ütlesid, et sul on see vist peas ja nagu andsid seda julgustust iseennast ja usaldada ennast. Et seal on ikkagi hästi oluline see üksteisega töö tegelikult, sest et seal on, kui on rohkem inimesi, sa saad rohkem peegeldusi ja need peegeldused hakkavad nii hästi omavahel nagu mängima ja siis ja üksteist toetava, et see on nagu nii toetav, pluss, mis ma arvan, et on oluline, et neil on vaata alati ikkagi see positiivsete taotluste loomine, et kõik sõnastada, et vaata veel üle, kuidas see taotlus on, vaata veel taotlus üle. Et sina oled seda hästi palju kogu aeg seda taotluse puhtust, et puhastame veel, et kas see on nüüd puhas see taotlus. Et nagu see, ma arvan, on ka üks asi, mis... Ülioluline, sellepärast, et ma olengi aru saanud nii palju, kui ma olen praktiseerinud, et just sõnadega me loomegi seda uut reaalsust ja see reaalsus ongi alguses ju täiesti, mul ei ole elus olnud turvalist, elurõõmsat paarisuhet. Ja nüüd ma loon midagi, mida mul varem kogemust ei ole, perekonnas eeskujusid ei ole justkui ja ma pean looma täiesti midagi uut. Ja seda ma loongi oma sõnadega, et alguses ongi, puterdame seal, eks ju, sõnadega, aga see saabki sõnadega, me esiteks, me kuidagi mälume selle, teeme omaks ja siis me ka kuuleme seda. Minul on see hea suhe. Mina olen terve, et just see sõnaline osa, et Jumal lõi ju ka sõnaga maailma, et sõnal on väga suur roll ja vägi selles, et ma olen nõus. Ja lõpuks see pime öö läheb, hinge pime öö läheb mööda ja see pime sügis ja tall läheb mööda, aga kogukond jääb. Täpselt. Seni me harjutame ja saame kokku ja see on ka minu, ma ei tea, tänane ettevalmistus, ja arendame, et koos me areneme. Kuidas sa tunned neile, kas kogu aeg muutub, keskkond muutub, planeedid liiguvad ja nii edasi, kunagi ei saa miski valmis, aga kas sa oled täna leidnud oma sellise mingi hingetee otsa või oled sa oma hingeteel? Kuidas sa täna tunned? Mulle tundub, et me ei saagi käia kuidagi teissugust teed kui oma hingetee. Et kui ma vaatangi tagasi oma elule, et mul ei ole ainult nagu üks elukutse, et mulle tundub, et mul neid kutseid on palju, need on vastavalt siis sellele, mis arenguetapis ma ise oma elus olen. Kui see on suhtlemise etapp, eks ju, siis tuleb mingi praktika, mida ma praktiseerin, kui see on nagu puudutus, eks ju, vajad puudutust harjutada inimestega, et siis tuleb see tango. Et see kuidagi, ja ma arvan, et ma olen teinud ka tõesti töid, kus ma kehaliselt tunnen, et suu nagu lõug läheb täiesti krampi, et ma teengi niiviisi seda tööd. Aga siis ma saan ka aru, et okei, see vist ei ole minu oma, et kõik need
käänakud on ka olnud olulised, et nad suunavad mind ikkagi sinna, kuhu ma pean minema, et mulle tundub, et me ei saa väga kõrvale kalduda, et lihtsalt sõltub, kui suured need käänakud on. Ja see on ka jällegi see eneseusaldus, et kas ma usaldan ennast, et ma saan hakkama ja teine asi ka, et mis seal kursusest mina olen kaasa võtnud, et esiteks elukaaslase ja see elukaaslane ise tõi nii palju muudatusi minu ellu, et ma hakkasin nägemagi seda uut reaalsust, et vau, ma võingi muuta oma elu, ma võin tulla ära palgatöölt ja ma võin nagu luua enda ettevõtmisi, et kuidagi ja see usaldus ja et te olete ka eeskujud loomulikult. Kui ütleme, sa liigud nüüd välistel maastikutel, loodusmaastikutel ja sisemaastikutel, kuidas sa ise tunned, kas täna on nad sul niimoodi, see ongi see balanss või sa tahad rohkem sisemaastikule edasi liikuda või nad ongi heas balansis sul täna need maastikud? Ma arvan, et need peavad olema heas balansis, et kas nad iga kord on, et seda tasakaalu ju tegelikult, kui sellist minu jaoks ei ole olemas, et kui me võtame kõndimise, siis kõndimine on ka pidev tasakaalu kaotus ja selle taas leidmine. Ja see ongi, et mina üritan, et lihtsalt ma ei lähe väga kaugele enam oma tasakaalu punktist, vaid et see vibreerib seda siis seal lähedal. Kui ma lähen liiga sinna vaimumaailma, et sinna võid ära kaotada, aga me elame füüsilises maailmas. Ma olen täna ema, ma olen elukaaslane, süüa on vaja, keha tahab liigutamist ja looduses olemist, et see kindlasti see füüsiline maandab meid. Ja see hingeline, eks ju, tõstab, see vaimne tõstab õhku ja et need, ma arvan, et looduses võiks alati olla rohkem tänapäeva maailmas. Aga jah, seda minul ongi pigem, et mul on nagu väga palju ideid ja mõtteid ja pigem ongi mul vaja seda maandust. Et see arusaadav selle, aga kui sul on nagu need balanssis, siis vaata tekivad nii suured nagu sügavused ja diapasoonid, eks ju. Et hästi palju on vaimsetes ringkondades seda, et lähme lendame, mina olen ise ka olnud väga selline, nagu ma tahan lennata ja mulle meeldib seal kõrgetes sagedustes ja nii edasi. Aga mis just see holograafiline töö teeb, et ta toob nagu selle, kus sa seal nüüd siis nagu lendad, ta toob selle nagu integreerib nagu siia tasandile, eks ma ikkagi olen siin kehas. Igapäevased praktilised küsimused ikkagi joondada. Ja, et ma elan siin ka nagu täisväärtuslikult, eks ju, mitte, et nii kui ma seal lendan, siis mul on hea olla, aga nüüd kui ma siin olen, siis nagu, ma tahaks sinna jälle üles tagasi, vaid et ma integreerin need mõlemad, et mul on nagu igal pool hea olla, mul on siin, et mulle tundub, et sa nagu teed ka hästi nagu teadlikult seda tööd, kui sa tegeled ka kehaga. Ja, olen sinuga nõus, Merilin. Et nii see on jah, et me elame selles maailmas ja see keha on see ainukene tegelikult, ainuke tööriist, mis meil on, läbi mille me kogeme maailma ja elu. Ja samas jah, ongi, meil on vaimu avarus või et tõesti, et me võime rännata ükskõik kuhu ja see ongi põnev, see on väga põnev, mind nagu väga paelub, et kuhu ja mida me kõik suudame holograafilise tööga teha. Et ja need on ka praktilised asjad, et mul ongi asi kadunud, aga ma võin seda meetodit ka kasutada selle jaoks või seda tehnikat, et lihtsalt leidagi praktilisi väljundeid sellele vaimutööle, ma arvan, et siis on nagu näed ka oma töö tulemusi. Et see on hea. Tänaseks vaikselt hakkama otsi kokku tõmbama, huvitav on rääkida, sul on nii palju häid mõtteid, et sa täitsa oma saadete sarja võiksid teha oma juttudest või raamatu kirjutada, aga kui inimesed tahavad sinu tegemiste kursis olla, kus nad sind leiavad? Oled sa sotsiaalmeedias, on sul kus kanalites sind kätte saab? No sotsiaalmeedias ma olen küll olemas. Facebookis leiab sind?
natukene passiivne veel, aga ma harjutan seda, aga mul on siis Facebooki lehekülg hologrammi meetod Nelega. Leiab ka mind mu oma nime alt Nele Reial. Ja, et mulle võib siis kirjutada ja joonistada läbi nende meedium. Aga me paneme Nele kontaktid ka siia video lähedusse, kirjeldusse või postitusse, et kes tahab Nelelt sessiooni võtta, et tere tulnud, et holograafilist tööd või ma saan aru ka, et kui tahate grupiga minna loodusesse või tangot tantsida, et siis võtke Nelega ühendust. Huvitav, kas tangot saaks õppida ka kuidagi läbi interneti, sest sa oled meist nii kaugel, aga ma väga tahaksin. Ma kujutan ette, see on selline meister. See oleks uus tango haru teadus, et ma usun, et see on võimalik. Kõik on võimalik, aga... Ma usun küll, jaa, ikka. Näeme õhku selle. Minust on asi, mis on nagu tahaks nagu õpetaja sukest tunne seda energiat, kuidas pilliõppimine käib. Me tegime seda ikkagi läbi. Ei noh, ta on vaevalisem kindlasti. Nii? Viimase aja kogemus on ikkagi see, et Eesti on niivõrd väike, et õhtuks jõuad koju ikka, nii et käid päevaga ära seal Saaremaal või Pärnus või Setumaal. Tartus. Ei ole probleemi, saame kokku, et tegelikult koos käimised on väga olulised. Nüüd veel enam kui varem. Ja, kindlasti saame kokku füüsilises reaalsuses. Jaa. Ei kao kuskile. Ja siis tankotame ja teeme holograafilist tööd ja lähme loodusesse ka, ühesõnaga teeme kõike. Tänaseks otsad kokku. Jaa. Aitäh sulle, Nele, et sa leidsid aega meiega rääkida ja aitäh kõigile, kes kuulasid, vaatasid seda, nii et võtke ühendust Nelega, Nele Reial, otsige Facebookis Nele, mis oli hologrammi meetod Nelega või ühesõnaga, te leiate üles. Me paneme siin lingi. Ja kursusele tulge ka. Ütle veel kord, mis... Minge kursusele. Ja, tulge kursusele. Et kindlasti saab väga äge olema. Uue rühmaga. Nii et teadlike koosloomisteni. Jah, aitäh teile.